ärikäik. Tervist, head kuulajad! Eetris on saate Ärikäik 15. osa. Saatejuhid nagu ikka Gert Avasalu ja Berta Kortfelder. Täna on meil suisa 2 külalist. Kristo Kekkonen, tervist! Tervist! Ja Rauno Oja, tere! Tere! Need mehed juhivad Revonia osaühingut, mis pikemat aega valmistas moodulehitisi. Nüüd on nad jõudnud sellise huvitava ettevõtmiseni, et nad hakkasid tegema varjendeid. Aga rääkige äkki kuulajale algusest peale, et kus see ettevõte üldse nagu oma tegevust alustas? Meie alustasime siis tegevust circa 10 aastat tagasi ja täitsa juhuse kombel sattusime siis enda põhitoodangu peale ehk maakeldrid. Et lugu oligi selline, et üks tuttav siis soovis endale koju rajada maakeldrit. Tegijat Eestist ei leidnud, siis mida rohkem me sinna teemasse nagu sisse läksime, seda põnevam see tundus ja lihtsalt testi mõttes panime siis kuulutuse ajalehte, et renoveerime maakeldrid. Renoveerimisest me tegelikult ei teadnud suurt midagi, aga kõnesid hakkas järsku tulema. Ja siis sai, ütleme, koos aldovõtjatega said mõned keldrid renoveeritud ka ja väga palju kaua aega ei läinudki mööda, kui hakkasime siis uusi pakkuma, ja ülejäänud on juba ajalugu, et nüüd 10 aastat oleme neid moodulmaa-aluseid ehitisi tootnud ja neid on 1200 projekti tehtud 9 Euroopa riigis. Kuidas erineb maakelder teistest keldritest, nad on ju kõik maal? Maakelder siis üldiselt on ta mitte maja all asuv, vaid eraldi seisev hoovis kaetud pinnasega, töötab siis maa passiivenergial, ehk siis ta annab tegelikult võimaluse inimesel aastaringselt ilma kuludeta säilitada erinevaid toiduaineid. Et kelder sõna, see võib ka olla siis selline maa-alune või maja-alune hoiuruum, aga maakelder on nagu täiesti eraldi ehitis üldiselt Eesti taluarhitektuuris olnud juba aastaid sadu. Ehk siis kas näiteks nagu veinikelder? Täpselt, jah. Funktsioon on nagu sama, et meil ka, et kui tellitakse veinikeldrit või maakeldrit, siis me lihtsalt ütleme tehnoloogiliselt muudame seal niiskusavasid, kuna maakeldrites on lihtsalt rohkem niiskust vaja, et toidusaadused säiliks, veinidel jälle vähem. Ja. Kui palju siin üldse nagu selle aja jooksul nii-öelda, ma ei tea, teadmisi on pidanud juurde hankima üldse kogu selle asja kohta, et sellest nii-öelda algusest, kus ütlesite, et ma ei teadnud sellest renoveerimist otseselt algusest peale midagi, aga siia praegu, kus te teete saunu, keldreid, kõiki. Väike maju, jah, eks need teadmised ongi, et kui me võtame konkreetselt oma selle põhitoodangu, milleks on siis maakelder olnud läbivalt siin 10 aasta jooksul, et Eestis on võib-olla, ma ei tea, kirjanduses on kolm raamatut, mis räägivad maakeldritest, iga üks neist räägib eri juttu. et selles suhtes, et meie oleme ikkagi infot kogunud erinevate siis spetsialistide käest, ise hästi palju mõelnud kaasa, katsetanud ja ütleme, ma arvan, et läks selline kuskil 2 aastat aega, et ennem, et perfektne toode nagu valmis oleks. Tootearendus on selline, kuidas ma ütlen, et see ei lõpe kunagi tegelikult. Kas kuskil kellelgi veel maa sees neid nii-öelda katsetusaja asju ka on? Ikka on jah, ja selles suhtes me kuhugi nagu põgenenud ei ole, et oleme kui mingi hea muudatus, hea tootearendus, oleme klientidele välja pakkunud, tagasi läinud, korda teinud, et üldiselt me anname enda toodangule üle keskmise pika garantii ka, et on 25 aastat sellele betoonkehale ja 5 aastat kõigele muule siis töödele. Et jah. Ma vaatasin teie seda kodulehte, et seal oli juttu nagu võlvlagedest ja siis te mainisite seal nagu vana roomat, et kas see teie toode on rohkem nagu siuke, ongi seotud nagu vanade ehitiste ja nagu ajalooga või on nagu modernne pigem? Nii ja naa, et selles suhtes see on selline vana arhailine toode, aga ta on täiesti uues kuues, et me oleme ikkagi säilitanud kõik sellised traditsioonilised omadused, aga kasutanud siis tänapäeva ehitusmaterjale. Et meie, ütleme siis,
algusest näiteks võttes projekteerimine, et me kõik oma tooted projekteerime nii, et need oleks moodullahendusena ja neid oleks võimalik siis 1-2-3 päevaga paigaldada, et tänapäeval keegi ei soovi enam, et ma ei tea, kui me võtame Vana-Rooma mingi võlvehitise, eks seda võib-olla ehitati 30 aastat, laoti kivi haaval, et meie üritame sellist vana ja pilti säilitades pakkuda siis sellist kiiret terviklahendust inimesele, kuhu terve maailm praegu ka liigub, et keegi ei taha ehitustegevusega enam seotud olla, et see on selline suht stressirohke, et üksikud naudivad seda, aine. Ma praegu mõtlen, et tegelikult see nii-öelda kõige tänapäevasem versioon on ju veel sellisest kiirehitusest on, 3D prinditakse asju ka betooniga. Absoluutselt, jah. See on teema, 5 aastat oleme vaatanud selle tehnoloogia, ütleme siis arengut, aga täna on see veel oluliselt aeglasem, kui meie suudame seda teha. Ma vaatasin, et nagu ehitussektoris on olnud päris rasked ajad viimased aastad, aga teil on nagu päris kena kasum on olnud ikkagi viimastel aastatel. Kuidas teil on nagu õnnestunud tulla nendest kriisidest nii edukalt läbi? Võtame siis järjest, et võtame kõigepealt koroonakriisi. Koroonakriis aitas meile kaasa. Inimesed olid kodudes, väga välja ei saanud minna, mida ikka teha, ikkagi ju, kes on harjunud elus midagi tegema ja saavutama, siis kui ta kodust välja ei saa minna, siis ta realiseerib enda mõtted kodus, eks. Et see müügile aitas meil palju kaasa. Lisaks meil on selline hästi tugev tiim alates müügist, turundusest kuni tootmis- ja projektijuhtideni välja, et kõik on positiivsed, kui on rasked ajad, kõik inimesed saavad aru, et tuleb ise juurde panna, tuleb lihtsalt iga olukorraga nagu adapteeruda ja tänaseks me oleme nagu kenasti hakkama saanud sellega. Aga kuidas praeguse seisuga näiteks üldse nii-öelda piiriülene tegevus on? Kui suur osa teil siin on kodumaal, kui suur osa kuskil, ütlesid, et 9 riigis üle maailma on isegi? Ütleme niimoodi, et siin viimased paar aastat on olnud selline Eesti müük kuskil natuke üle poole ja siis vähem kui pool on välja läinud. Aga me näeme, et tendents ikkagi liigub sinna välja rohkem kui koduriiki. Kas Eestis hakkavad jõukad talud, kes sooviks endale selliseid maakeldreid teha otsa saama? Ei, ma seda ei ütleks, aga Eesti turg on väike, meie ambitsioon on võib-olla natukene, mitte natuke, vaid palju suurem kui Eesti turg ja lihtsalt me oleme selline, peame ennast ikkagi kasvuettevõtteks ja agressiivselt otsime neid välisturge, kuhu laieneda. Tuleks nüüd siis selle leivanumbri juurde nii-öelda, et need teie punkrid, et kuidas te jõudsite siis järsku punkrite juurde? Mingis mõttes oli see nagu loogiline jätk, et me neid maa-aluseid, väikemaju, keldreid, saunu, igasuguseid teisi ruume, mis me oleme juba sinna maa alla tootnud, ja pommivarjend oli meil juba aastaid, ma ei tea, 5 juba? Krista, umbes oli 5 aastat tagasi, mõtlesime selle peale. Sisult ikkagi võib-olla algusest peale, sest kelder sisuliselt on läbi ajaloo kaitset pakkunud ja meie esivanemad on kõik seal keldris varjus püsinud. Et ja siis oligi, et kui see oli, nagu see mõte oli meil nagu riiulis kogu aeg olnud, kui sõda algas, pöördusime siis erinevate ametiasutuste poole siin Eestis, et meie oleme nüüd valmis, et teeme koos toota valmis ja hakkame tootma, aga eks ta päris nii lihtsalt ei läinud, et Eestis ikkagi see know-how selle pommi varjendi kohta on, ma ei tea, ütleks isegi puudulik ja kõik siis niidiotsad ikkagi päeva lõpuks viisib meid Soome. Soomes siis me leidsime Soome kõige suurema, kes toodab siis pommivarjenditele erinevat varustust, käisime nendega mitu korda kohtumas, saime sealt tarkust, siis juhuse kombel uuris turul ringi üks Šveitsi arhitekt, kellel oli sama mõte, aga tal puudus nagu võimekus toota, aga tal oli jälle tarkust nagu palju. Siis me leidsime selle Šveitsi arhitekti ülesse, ühendasime jõud ja sisuliselt aasta otsa arendust, et see moodullahendus valmis saaks ja vastaks siis teatud tingimustele, sai meil siin 6 aega tagasi valmis ja
võin ka juba öelda, et eile allkirjastasime siis koostöölepingu Saksamaa suurima varjendi müümise ettevõttega, koostöölepingu. Et tähistada on veel vara, see on koostööleping, eks tellimusi ei tulnud, aga suur asi, et me selleni ka jõudsime, et vaatame nüüd siin erinevate turgude pealt on huvi olemas ja eks elu näitab, kuidas kõik minema hakkab. Ja kui see sihukest moodulahendist tegelikult nagu maailmas ei ole. Nii et kõik need sveitslased, sakslased, soomlased selles suhtes nagu on samasugust lahendust üritanud välja töötada, aga nad ei ole saavutanud seda. Et me nägime ka aasta aega vaeva, et kuidas seda teha, sest siiamaani kõik need sihukesed korralikud punkrid valatakse sisuliselt koha peal ja see tähendab ikkagi reaalselt mingisugune, ma ei tea, 3, 4, 5 kuud koha peal tõsist tööd, aga nüüd on see asi võimalik lahendada sisuliselt siin võib-olla nädalaga, ütleme. Ja just Saksa klientidelt on hästi palju seda, inimesel hakkavad kohe need alaloiu instinktid tööle, et keegi ei soovi, näiteks võtame, ma ei tea, Saksamaal mingi küla, eks, tellin endale siis tavalisest betooniettevõttest, tellin endale pommivarjendid, terve külarahvas näeb, ja keegi ei taha nagu seda, et kui jamaks läheb, eks, et siis kõik teavad, et minul on see varjend, ja igaüks ikkagi mõtleb oma pere peale nii öelda. Ja just oligi see, et see moodullahendus, ta peab hästi delikaatselt paika saama, ongi maksimaalselt 1, 2, 3 päeva, auk valmis, moodulid sisse, auk kinni ja keegi midagi ei tea. Et see oli just meie selline, ütleme, põhiasi, millega me nagu maadlesime, lisaks, et ta oleks transporditav, et kuluefektiivne oleks ja kõik need seinapaksused, et need oleks siis võimalikult kerge, aga selles suhtes ikkagi maksimaalne kaitse. Et meil oli, ma pakun 7 erinevat lahendust, millega me siis aasta jooksul töötasime ja seal, ma ei tea, võtame lahendus number 4 ja lahendus number 6 näiteks, et me põhimõtteliselt olime 99% oli see juba valmis, kui lihtsalt pidime jälle kõik ära nullima ja algust peale algama. Et päris nagu palju inimesi, palju mõtteid ja seda tarkust tuli siis ongi Eesti, Soome, Sveits lihtsalt kokku panna tervikuks. Ma ei tea, kui palju te saate rääkida ilma, et mingit patenti välja ei räägiks või nii-öelda ärisaladust ei reedaks, aga nagu mis osas nagu peamiselt näiteks erineb teie keldritest sellistest? Palju sul näiteks peakohal seal betooni on, et vot see kaitseb nüüd? Sisuliselt ütleme 2 korda rohkem kui siis keldrite puhul on seal betooni. Jah, 2 korda rohkem ja pinnase kiht on sama, aga seal on veel teised, et mis seal betooni sees täpselt on ja kuidas need moodulid omavahel kinnitatud on ja et neid kohti, mida tuli siis, kus tuli pead kokku panna, et neid oli päris palju. Kuidas sellega on, kas see nagu, ma vaatasin, et te olete lubanud, et see kaitseb ka kiirguse eest, et kas see on nagu mõeldud siis ka nagu pikemaajaliseks sees elamiseks? Nii ja naa, et tegelikult on see varjend mõeldud siis kogu varustus, mis seal sees on selline nädala aja kaitse. Aga meie jälle, ütleme, need varjenditootjaid on teisi ka ja mis meie teeme nagu teistmoodi on see, et enamus ajast on meil ju rahuaeg maailmas, loodetavasti. Et seda saab kasutada siis maa-aluse väikemajana. Et me oleme sellele ütleme, disainile rohkem rõhku pannud siis kui teised. Ja kiirguse eest kaitsevad seal erinevad ventilatsiooniseadmed, plahvatuse eest igasugused ülerõhuklapid, uksed, neid tulesid ja vilesid on seal rahalises mõistes mitmekümne 000 euro eest. Plus muidugi betoon ja siis pinnast saab sinna kuhjata nii palju, kui siis turvaline tundub. Et. Aga kui suurte nagu pommide vastu te olete nagu seda mõelnud, et näiteks Himarsi vastu kaitseb? No otse tabamuse sõltub, kui lähedale ta tuleb, eks, et otse tabamuse vastu ta ei kaitse, aga võtame siin tavalise, ma ei tea, Javelini raketi, see maksab ma ei tea, 300 000 eurot pluss miinus on ju, et ma ei usu, et keegi selle ühe varjendi peale seda isegi raiskama hakkab, et seal peab nagu konteksti selle panema.
Ja samamoodi, kui on, ütleme, tuumalöök, siis näiteks, siis on seesama tuumavilv üleval, siis peab põhimõtteliselt püsima varjus seal, ütleme, mingi aeg, kui see tuumapilv ära hajub ja selle vastu ta on mõeldud ja kaitseb. Kes see nagu see sihtgrupp on, et kas seda saab ka näiteks linna panna või on rohkem nagu maal, kas eraisikud või kohalikud omavalitsused? Põhimõtteliselt ikkagi eraisikud, ma arvan. Ma ei välista ühtegi institutsiooni, aga sisuliselt see, ütleme, kavand on ikkagi, et kui mina näen, et mina tahan oma peret, ma ei tea, sellisel viisil kaitsta ja näen, et nii oleks see nagu turvaline, siis me saaks selle asja realiseerida, sest see, me ei ole mõtlenud seda kui mingi, ma ei tea, et 1000 inimesi sinna läheb, et selleks ikkagi omavalitsused või mingid linnad ise ehitaksid mingid varjandid, nii nagu ala seal Soomes on ehitatud või meil on eraisikutele ikkagi pigem. Ja ütleme Saksamaal ka erinevate ettevõtetele, et kes siis oma töötajatele pakuvad pommivarjendeid, et me täna suudame selle sama moodullahendusega kas või 500 ruutmeetrise varjendi luua üsna kiiresti. Aga jah, alustame, nagu Kristo ütles ka just, et alustame ikkagi eraisikutest ja siis samm-sammult liigume edasi. Kui mõelda militaarkasutuse peale, kas see on kuidagi võimalik? Sest kui nii-öelda kaitseväel on ka nii-öelda oma territooriumite nurkades seal nii-öelda punkrid, asjad, need on küll maa peal, aga need on ka sellised nii-öelda valatud blokeitised nii-öelda, nagu teie teete. Aga kas see oleks mingi asi, mida nii-öelda ajada, rääkida? Absoluutselt, ja eks me oleme neid samme juba astunud ka, et seal ongi, et toode on üks, eks, aga lihtsalt sõltub sellest varustuse astmest, mis seal sees on, et aga täna me ikkagi näeme, et me oleme siin erinevaid siis ütleme turge, inimesi, institutsioone, uksi nii-öelda kulutanud, et täna me näeme, et meil kõige kiirem viis ikkagi jõuda on siis eraisikuteni ja siis vaatame edasi, et ei välista midagi ega kedagi. Kaitseväel ja igast asutustel ja riigiasutustel on kindlasti mingid oma nägevused, mida nad siis realiseerivad täpselt niisugusel kujul nagu ja avaldavad siis erinevatel põhjustel seda infot, mis nad avaldavad, sest seal on see saladustase ja kõik muud, mis peabki kaitseväel nii olema. Aga selles suhtes me oleme avatud ja ma ei tea, ma näen, et me oleme nendes valdkondades innovatiivne ja väga tugev ettevõte. Te olete siin maininud palju Saksamaad, kas te olete mõelnud ka näiteks Ukraina turu peale? Ütleme nii, et eks ikka mõelnud olema, aga samme me selle jaoks astunud ei ole, et kuigi mõned, ütleme, Ukraina ettevõtted on meie poole pöördunud, just meie nende teiste betoonmoodulitega, mida me algselt tootsime, ja minu arust isegi Lääne-Ukrainas Lvivis peaks olema üks tehas, kes toodab juba sarnaseid moodulid nagu meil, et nad küsisid meie käest jooniseid ja selliseid asju, et nii palju kui me saime, me aitasime neid, aga jah, vastus on siis ei, ise samme astunud ei ole, et sinna turule praegu minna. Sealt Kesk-Euroopast, Saksamaa, ma ei tea, Austriad ja need, sealt on reaalne selles suhtes nagu inimestel huvi on ja võimekus ennast kaitsta ja tahe, et siis sellest ka nagu valik. Et meil ühegi turu vastu midagi ei ole, aga kuhu me liigume, ongi see, et kuhu me siis näeme ja suudame rentaablilt nagu siis müüa. Aga niimoodi võtta siis, millised tunduvad võib-olla kõige lubavamad turud, mida te ei ole veel suutnud vallutada, sellepärast nii võtta siis see Venemaa lähedusi võiks loogiline olla, sõjaoht nii edasi, samas siin ei ole jõukad riigid otseselt, kuhu trügida? Ma arvan, et esialgu meile see Saksamaa ja ütleme Kesk-Euroopa turg on täiesti piisav, et selles suhtes me ikkagi oleme väike ettevõte, sealt on praegu reaalne huvi, seda ütleme siis energiat ja muud ressurssi sellel suunal läheb üsna palju ja ma ei tea, ega ei olegi praegu niimoodi, et jah, meil on kaks, ütleme Kesk-Euroopa on siis Soome ka kindlasti. Soome ka, jah. Et Soomes küll on varjendid on olemas, et 80% Soome rahvastikust on sisuliselt varjendite näol kaitstud, aga selliseid ühe pere varjendid neil ei ole. Et see on ka selline turunišš, kuhu me kindlasti soovime
soovime siseneda. Ja kui keegi näiteks tellib omal varjendi, siis seda saab siis rahuajal mis iganes toredaks ruumiks kasutada või siis keldriks või miks mitte näiteks seda siis näiteks välja rentida nagu hotelli, mis on Airbnb tüüpi või mida iganes. Et keegi saab kogemuse näiteks, kuidas on varjendis ööbida ja need asjad. Aga kas te olete nagu mõnede konkreetsemate klientidega, ütlesite, et tellimus ei ole veel, aga rääkinud otse selle nurga alt, et mis on nende tagamõte sellega, mis on see situatsioon Kesk-Euroopas elaval inimesel, mille eest ta kaitsta tahab? Kas on maailmasõda, kas on tumalöök? Absoluutselt, see on alaloiu instinkt selles suhtes, et ma ei tea, mis on elus kõige tähtsam, ongi ju põhimõtteliselt pere, tervis, emotsioon, see turvatunne ja kui ütleme finantsiliselt ikkagi ole kindel, siis sa tahad, et su perel kõik hästi oleks, sõda käib, see on ju meil siinsamas ju Euroopa külje all, Euroopas sisuliselt. Et Saksa inimene mõtleb täpselt samamoodi selle sõja peale, ma isegi arvan, et isegi rohkem kui eestlased. Võtame kõige rikkam riik, põhimõtteliselt on vist Šveits, siis nad on ambuni relvastatud ja neil kõik muud sammud. Et nagu Saksamaal ja et mujal läänes, te enne mainisite, et kui te hakkasite seda asja ajama, et siis Eestis on nagu, oleme veel täiesti kiviajas selles, et pidite minema Soome ja mujale. Meil on lihtsalt kogemus ja ütleme, et meil siin ju ütleme me ei tea, me ei olegi mõtlenud selle asja peale, ütleme, kui Soome saavutas iseseisvuse, siis nad on ju valmistunud, neil on esiteks need samad palju igasuguseid varjendeid, sõjavägi on võimas, ma ei tea, Šveitsil samamoodi, täpselt samad asjad. Riik on rikas. Rikas küll, aga ma ei tea, nad mõtlevad, valmistuvad, et me pole nagu kuidagi tegelenud sellega. Eesti on ju sisuliselt 30 aastat vana, eks ole, et siin on majanduse ja riigi ülesehitamisega on oldud nagu rohkem hõivatud kui siis pommivarendite peale mõtlemisega. Et vanad Euroopa riigid pikalt vabadust nautinud, et kuidagi teistmoodi on see suhtumine. Ja ega teine maailmasõda seal Saksamaal ja kogu selles regioonis oli ju väga agressiivne või et eks neil on täpselt meeles ja ajalugu kipub ennast kordama, midagi teha pole selles suhtes. Ja selles suhtes, et kui me räägime Eestist nagu üldiselt, et pommivarjende tuleb Eestist ja on suunatud siis Kesk-Euroopasse, et mis sellega siis on, et Eestis tegelikult sellist hinnaeelist meil näiteks Saksamaa ees, ma ütleks väga isegi ei ole, aga mis on meil jälle tugev on, et eestlased on innovaatilised, me oleme paindlikud, suudame kiiresti reageerida, et kuidagi see on selline meie eelis pigem. Et Saksamaa, võtame näiteks ongi Saksamaa, et suur vana turg, tootearenduses võib-olla, ma ei tea, ma isegi julgen öelda, et ei ole nii tugevad kui eestlased. Mitte ainult siis ütleme betoonitööstuses, vaid igas sektoris. Et turg on lihtsalt nii suur ja on mugav 20 aastat ühte ja sama lahendus pakkuda ja kõik toimib, kõik on õnnelikud. Et jah. Kuidas siin praegu üldse teie konkreetselt nagu tootmisega on? Kas see kõik on Eestis või kas on mingi perspektiivi näiteks, kui on nii palju turgu Kesk-Euroopas, siis kuskile sinna midagi teha? Absoluutselt, et see on meil siin üks, ütleme, pikemaajalisem plaan ongi, et teha siis Kesk-Euroopasse ja miks mitte ka, ütleme, Põhja-Ameerikasse, et me oleme Ameerika turgu ka siin erinevate toodetega nii-öelda torkinud, kui võib öelda, pool aastat ja tagasiside on ikkagi väga hea on klientidelt, et kindlasti näeme USA turgu ka tulevikus. Et mitte ainult siis mitte ainult enda varjendite või väikemajade või keldrite või saunadega, vaid meil on siin plaanis teha ka sellised tooted, mida ei pea, betoonist tooted, mida ei pea enam pinnasega katma, vaid nad on siis kaetud vertikaalhaljastusega. Et nad on sellised natukene futuristlikud näevad välja, aga sellised võlvitud väikemajad, mis on siis rohelise taimestiku all. Et lisaks on meil veel sellised maa-alused liftid, mis koodlukuga avanevad USA turule, relvakapid näiteks, väga, väga teema,
praegu meil siin turundustiim siis ka jooksutab reklaame ja videosid nii sotsmeedias kui TikTokis ja muudes kanalites on ja see tagasiside on hea. Et ja EAS aitab meid näiteks palju enda ekspordinõunikega siis erinevaid turge jälle proovida, katsetada, et see tuletab meelde, et näiteks natuke täiesti teisest nurgast, aga natuke sarnase eesmärgiga tootmine on, eks ole, nendel Viljandi meestel, kes teevad neid kuivtoite, eks ole, ja nemad panid oma suure tehase, üritavad juba, on tööle panemas Saksamaal. Ja nende point oli see, et seal on hulga nagu stabiilsem kulude mõttes toota. Kuidas sellega üldse nagu teie tootmisnurgast oleks? Mis seal nagu energiakulud, kõik muu? Ma ütlen võib-olla seda, et mis on nagu meie toote, meie kõige kergem toode kaalub 7 tonni, eks. Kõige raskem toode kaalub 42 tonni, et meil kaob lihtsalt see transportides neid siis üle Euroopa või ütleme Põhja-Ameerikasse, et see transpordihinnad lihtsalt nagu lähevad ebamõistlikult suureks. Lisaks on, ütleme, see on tegelikult on ju palju lihtsam, kui toodad näiteks, ma ei tea, ongi tootmine Saksamaal, inimene saab tulla Saksamaale vaatama, see on hoopis teine usaldustase, eks, et ja transpordid ja kõik muud asjad on ka lihtsamad, et me näeme, meie põhipõhjus on see, et me oleme siin teinud Eestis väike maju, mis kaaluvad 42 tonni, nad on 42 ruutmeetrit ja me saatsime circa 30 maja saatsime Põhja-Soome, et siis üle mere ja siis öösel 7 meetrit laiad majad veeti, ainult öövedu oli, et Põhja-Soome Rovaniemi, eks. Et see on nagu suht keeruline operatsioon, aga ära tegime. Ja mul oli huvitav küsimus see nime kohta. Jah. See kõlab nagu korp. Kas see on meelega tehtud? Ta kõlab nagu? Korp. Korporatsioon. Nii. Ülikooli korporatsioon. Revonia. Jah, Revonia. Jah. Ma räägin selle loos ära, nii nagu oli. Tegelikult paar nime oli veel plaanis, aga sai loetud siis nende erinevate võlvehitiste kohta, et mis siin Eestimaal tehti ja siis selle nimega lihtsalt 2 raamatut oli laua peal, ühe raamatu nimi oli Reval ja teise nimi oli Livonia ehk Vana Liivimaa ja siis lõpuks sai lihtsalt võetud need 2 nime kokku ehk Revonia, väga lihtne. Okei, aga võtame sellest traditsioonilise lõpuküsimuse, et täpsustuseks, kui palju teilt töötajaid on üldse meeskond, terve meeskond? Meid on kokku 25 inimest. Alustasime 3 et mina olin tegevjuht, Kristo oli finantsjuht ja siis meil on selline Itaalia stiilis ettevõte, me oleme sugulased ja meil 3. sugulane oli alguses ka nagu pundis, aga tema paar aastat tagasi vaated olid erinevad, läks nagu teist teed, aga siiani ta on meie kõige suurem fänn, tervitused talle. Ega see on ju väga Eesti stiilis, Kalevipoeg ja Sulevipoeg. Ja siis oligi, et meil oli siis tootmisjuht, finantsjuht ja tegevjuht ja siis me alustasime, võtsime 2 tootmistöölist ka ja siis ta niimoodi nagu loogiline jätk, et oleme oma teenitud kapitali sinna ettevõttesse kogu aeg tagasi suunanud ja ma arvan, et täitsa okei tempoga kasvanud. Ja olgem ausad, ega algus tegid kõik nii, et selles suhtes nagu ise tegime vormi, ise valasime betooni, ise mõtlesime tooted, ise paigaldasime ja nii edasi. Mul isegi on pildid telefonis, kus 10 aastat tagasi 3 juhatuse liiget krohvivad ühte maakeldrit seest, et will oli palju suurem kui skill, ütleme siis nii. Ega nüüd skillil ka midagi häda pandega. Kui sul on väike ettevõtte, enda kapitali seda teed, siis nii on. Et jah, sellist, meil on, kuidas öelda siis, et raha on siin aastate jooksul erinevad investorid pakkunud. Täna oleme veel nii-öelda 2 oma kapitali peal, et
jälle ei välista midagi ega kedagi, eks see tulevikus näha on, et aga täna on meil ambitsioon, know-how, vahendid olemas, et kasvada ja kui me tunneme, et kuskil saaks kiiremini ja sellise plahvatusliku kasvu teha, siis kaasame ka kindlasti kedagi. No vot, aga kui teil on juba niisugune veerandsaja pealine meeskond, siis milline on kas te olete korraldanud näiteks suvepidusid, muid siukse üritusi, milline on mõned sellised ürituselt teie meeskonna kõige lahedam lugu? Meil on suvepäevad, meil on talvepäevad, meil on ka mõned toredad nädalavahetuse päevad koos, et lahe lugu. Mul kolleeg rääkis, endine kolleeg siis Jaak, et mis nagu huvitavad on lihtsalt see, et no meil on nagu tooted üldiselt nagu, enda kitmine ei ole viisakas, aga üldiselt kliendid on kas rahul ja väga rahul, ja kliendid ausalt üldiselt on väga toredad ka meil, ma ei tea, meil vist on niisugune toode, mis tõmbab nagu toredaid kliente ligi. Ja siis messid on üldiselt päris toredad on ja siis et tuli mingi klient, kes siis ütles, et niisugune tõsise näoga, et näed, et tule siia, et ma näitan sulle, ilmselgelt tal on midagi on pahasti, mingi jama, siis tule, siis võtab telefoni lahti ja hakkab mingid pilte, kindlasti näitab, et midagi pole nii, ja siis ta näitab, et näed, õunad keldris, täpselt sama voodi, nagu ma sügisel panin, praegu on maikuu võimest, et selles niisugused positiivsed asjad on üldiselt. Aga ma ei teagi, ausalt üldse nende tellimustega kuidagi nagu, kunagi oli, ma olen ise müügimees olnud pikalt ja siis seal, ma ei tea, kunagi niisugune nali, et täna rekord, homme norm, et kuidagi iga kord, kui mingi niisugune vägev tellimus tuleb, siis on nagu vägev küll, aga kuule, aga paneme edasi. Nüüd tahaks nagu rohkem, et see on see süües kasvab isu. Tegelikult see on imelik küll või ma ei tea, võib-olla on ühiskond ka vahest nagu muutub või ma ei tea, kunagi võib-olla pandi rohkem tina näiteks või nagu, ma mõtlen nagu ühiskonna mõttes ka, et nagu ma ei tea, siin meie esimanemad või mis iganes räägivad, siis me kuidagi nagu neid niimoodi väga ei tähista siukseid tellimus, vaid kuidagi nagu okei, et nüüd on tehtud, et mis on järgmiseks, et kuidagi. Ja üldiselt ma mäletan selline kõige suurem tellimus, mis meil oli siin 2 aastat tagasi, oligi sisuliselt miljonine tellimus oli Soomest. Ja see oli küll selline, et kuidas öelda siis, tähistamiseks ei olnud aega. et ma lihtsalt toon nagu näitena, et telliti majad, otsiti tervest Põhja-Euroopast tootjat, keegi ei tahtnud seda teha, nii kui see info meieni jõudis, 2,5 päeva pärast olime siis Põhja-Soomes kohal, lõime käed, hakkame tegema, kogu insener-tehniline lahendus pidi ka meie poolt tulema ja lõpuks oli meil nende majade tootmiseks aega siis ma ei tea, ütleme 3 kuud ja meil ei olnud isegi tootmiseks vajalikke pinda, rääkimata meestest ja nii edasi, aga me tegime need ära ja siis me jõudsime täpselt päeva pealt valmis, et see oli selline, ütleme, kõige suurem tellimus ja oleks see nii-öelda nässu läinud, siis see oleks võib-olla isegi fataalne olnud, et oli... Ja kui me ise arvasime, et meil on seal eksimisruum, et nagu nii on neil, kui me ei jõua valmis, et siis neil on mingi, ikka mingi tagavaara väljapääs on, siis reaalselt oli see, et tagavaara väljapääs ei olnud. Ei olnud, et kliendid olid välja müüdud kõik need majad. Põhja-Soomes on üldse kuidagi see, et seal on neid pindasid on nagu vähe ja nad tänapäeval ka arendavad seal hästi palju igasuguseid hotelle. Et kui keegi selles tahab kuskile sinna nagu eestlastest midagi arendada või müüa, siis seal on nagu turg suur, et kui Eestis võib-olla, ma ei tea, keegi teeb mingi turismi asja, võib-olla 50 000, 500 000 või midagi iganes, siis seal põhimõtteliselt on, ütleme, 5 miljonit kuni 50 miljonit ja miks mitte edasi. Ja näiteks, et ka seda konteksti edasi anda, et ühe maja siis ööhind on circa 1000 eurot. Et kui sinna perega minna, nädalaks on 7000 eurone arve. Ja mis oli veel nagu naljakas sellega, et see sama maja, miks nad üldse jälle meieni jõudsid, oli see, et Põhja-Soomes on ekstreemne kliima, seal on talvel 30 kraadi külma, suvel võib olla 30 kraadi sooja ja puitmajad lihtsalt ei pidanud vastu. Sellised traditsioonilised siis Soome sellised hütid või ütleme klaaskatusega puitmajad.
ja soovisid betooni. Ja nii me nagu nendeni siis jõudsime. Ja seesama puhkekeskus, kellele me need majad või sellise külakese sinna rajasime, siis selline organisatsioon nagu, ma ei mäleta, kas see oli Business Finland või oli Visit Finland, käis siis vaatamas 2 nädalat ennem avamist, kus ühtegi maja ei olnud kohal ja siis selle resordi omanik rääkis, et ja siia tulevad siis 1000 ruutu elupinda ja nii edasi, keegi ei uskunud, et need tulevad sinna ja lõpuks, aga kuna meil on moodullahendus, me tegime Eestis kogu selle töö ära, siis meil läkski täpselt 2 nädalat koha peal ja kui 2,5 nädala pärast tuli see sama organisatsioon vaatama seda puhkekeskust ja nägi, kõik majad on seal, siis need õõrusid silmi ja nagu ei saanud aru, et kuidas see nagu võimalik on. Ja me saime tänu sellele jala sinna, ütleme, Põhja-Soome resortide, ütleme siis ukse vahele. Et nüüd aasta lõpus tulevad järgmised majad ja juba on järgmine ettevõte ja nii ta vaikselt läheb. Okei, täpsustuseks, kas see sama, mis te ütlesite, et see miljoniline tellimus oli, kas on see sama, mis te enne siin kirjeldasite, mida sai üle meretranspordi töökaupa? Ja. Okay. Et tegelikult oli terve laev, kes võttis 3 kaupa tuldi järgi, et suured rasked tooted. Selles suhtes, et omavahel naerame, et kogu põhimõtteliselt nagu ala, näiteks kõik need majad on saanud alguse nagu sellest, et me seal reklaamime oma perunakeldrit, et ja siis mingisugused mehed vaatavad, et okei, et kui nad suudavad niisugust keldrit teha, et siis äkki suudavad midagi muud teha, ja nii on läinud ja näiteks tuumajaamas. Sellest. Näiteks me oleme ühele, Soomes neid tuumaja palju pole ka teinud ühe niisuguse prototüübi lahenduse, et seal on ka hästi nagu suletud see info liikumine nagu selles suhtes. Aga fakt on see, et me oleme teinud enne. Ja ma lisaks võib-olla siin, et samamoodi oli siis Põhja-Euroopa riigid ja minule teadaolevalt olime siis meie ainukesed Eestist, kes selle tuumajäätmete hoiustamise ruumi sellele tuumajaamale tegi. Et oli ka selline kuidagi huvitav. Siuke naljaga küsimus, et kas te olete kunagi arvutanud või kelleltki küsinud, et mitu Revonia maja mahub laeva peal enne, kui see põhja läheb? Kaalu mõttes? Kuna meil neid maju on alates 7 tonnist kuni 42 tonnini, siis seda vastust on raske anda ka. Ja sõltub laevast, et kõik on suhteline. Siin on väikestele saartele küll viidud niimoodi, et on siuke 50-60. Pigem nagu Sämenti kuradi põhjas, aga meil neid saari, vist isegi 7 väikesaart on, kus me Eestis oleme rajanud. Ikka väga väikeste praamidega on läinud ka. Et altpoolt tulles Ruhnud, Kihnud, Manijad, Vormsid, Naissaare, Prangli ja neid, kus oleme raskeid neid mooduleid üle mere viinud, aga inimestele meeldib see põhimõte, et ta on hooldusvaba, ta on selles suhtes, see betoon kestab 100+ aastat, sellega ei ole mitte mingit probleemi, ta on seal paigas ja ta on kiiresti paigas, kogu lugu. Lisaks võtame väikemajad Eestis, et kui meil kunagi oli selline visioon, et algusaastatel, et taas elustada see keldrite ehitus Eestis, ja sellega me oleme tänaseks hakkama saanud, kõik sisuliselt teavad, mis on keldrid, millised on uued keldrid, kuidas need paigaldada, väga paljud inimesed teavad. Aga täna me ikkagi, ütleme, populariseerime neid väikemaju ja neid murrame neid müüte, et maal on niiske elada. Ei ole. Maal ei ole valgust, on küll, isegi rohkem kui traditsioonilises majas, et seal võib täiesti teha mitmed seinad, võib teha klaasfassaadi ja seda valgust on rohkem, kui ongi tavalises traditsioonilises majas. Et, ja lisaks need, ütleme, energiakriiseks, inimesed järjest rohkem mõtlevad. Talvel on maja naturaalselt soe, suvel on ta naturaalselt jahe. Et seal maa all tegelikult on eeliseid palju. Kui võetagi, et näiteks sellised niimoodi, et okei, et maa all on nagu siis või halb elada või pole mugav või niiske või ma ei tea, kas või ütleme siin Tallinna kesklinnas ja ütleme vanalinnas ütleme siukseid poolmaa-aluseid korrusid on küll ja veel enne. Et kui sul on ta normaalselt ära tehtud, siis ta on ju tegelikult väga normaalne ja mõnus elamine. Ja pluss see, et ka et ütleme, et talvel on seal väga vähe vaja juurde ketta, et saada normaalne temperatuur ja suvel ta püsib nagu mõnusalt jahe, mitte palav, nii et
ja see on hooldusvaba, ei pea fassaadi värvima, et ma ise hästi mugav inimene, siis mulle meeldib seda rõhutada, et see on paigas ja on kogu lugu. Peab mingeid muid tegevusi otsima kahjuks, ei saa maja värvida iga suvi. Kui te nagu nende majade juures läksite pommivarjendite peale, kas keegi nagu küsis ka, kui teil see idee tekkis, et nagu poisid, et see on nagu enne teete veinikeldreid ja siis teete nagu pommivarjendeid, et see on nagu suur hüpe funktsioonis, ütleme nii? Funktsioonis küll, aga tuumik on ju sama, ta on maa-alune betoonehitis, et selles suhtes lihtsalt tulebki vastavalt olukorrale adapteeruda, ega kui sõda algas, me ka ei teadnud, mis üldse saab, keegi ei teadnud, et mis majanduskeskkond teeb ja ma ei tea, meil on selline tiim on ikkagi väga tugev, tahaks neile kõigile ka edaspidi tööd pakkuda, lisaks ka see põhimõte, et kui me suudame kuidagi, ütleme siis inimestele abiks olla enda pommivarjendite näol, on ka selline kuidagi südamelähedane tegevus. Ja toote arendus ka, et me kuidagi mõlemad oleme nagu, ma ei tea, sisemiselt tuleb selline insenerid rahutus kuidagi. Jah, et kogu aeg on vaja nagu toimetada. Tekib kogu aeg ideed, et mida edasi teha ja näiteks samad need, et kui see pommivarjendi, ütleme, lahendus või kontseptsioon valmis on, siis need samad, ütleme siis need koostööpartnerid, kes neid uksi ja igast seadmeid müüvad, siis nad on selles suhtes nagu heas mõttes ütlevad, et me oleme kadedad, et me oleme selle peale juba 10, 15, 20 aastat mõtlenud, aga et me pole välja mõtlenud ja no olgem ausad, ega kui me seda sama lahendust mõtlesime, ega siis ega vahepeal oli endal ka, et kurat, kas me ikka mõtleme välja aga selles suhtes praegu on ta koos ja ma näen, et ta toimib selles suhtes nagu lahendusena. Aga siis, et aitäh tulemast ja aitäh kuulamast. Aitäh kutsumast. Tänan. Ja aitäh ka kuulajatele, et nad meiega selle hooaja olid, sellepärast et see on meie hooaja praegune viimane saade ja nüüd tuleb kuuajane paus.